Miljonid inimesed, keda me täna tänavatel näeme, kannavad lippe ja saadavad vaenlasele sõnumi, et me seisame kindlalt oma riigi territoriaalse terviklikkuse kaitsel. Ma sooviksin väga sinna jõuda ja käsi suudelda ja tänada igaüht neist inimestest, igaüht, kes uhkusega tõstis Iraani lipu. Ühel päeval ütlesin kogu siirusega, et olen valmis oma elu ohverdama selle väikese ühepäevase Iraani beebi eest. Ma tean, et paljud teist tunnevad samamoodi. Täna ütlen meie kallile rahvale, et oleme valmis teie tervise, teie turvalisuse, teie meelerahu ja uhkuse nimel. Selle lipu eest, mille te olete tõstnud, ei ohverda mitte ainult meie põlvkond, vaid ka tulevased põlvkonnad end, kuid see teie lipp jäägu alati uhkeks ja kõrgeks. Täna on täiesti selge, et meie peamine eesmärk on hoida sõjavari meie riigist eemal, tavades turvalisuse kõigile kodanikele. Ei ole vastuvõetav, et mõned on kaitstud samal ajal, kui meie rahvas ja meie riik ei ole. Teheranist tuli just ähvardus, mis kõlab kõnes suurelt, kuid meenutab väga stsenaariumi, mille lõppu maailm on juba näinud kaotusega lõppemas. Kindralmajor Amir Hatami, Iraani armee ülemjuhataja ütles, et kui vaenlane alustab maismaa operatsiooni, ei tohi ükski sõdur elusalt lahkuda. See hoiatus näitab tegelikkuses režiimi, mis üritab jõudu näidata. Just siis, kui kasvab hirm, et Ameerika Ühendriigid laiendavad sõda ja viivad surve uuele tasemele. Selle ähvarduse teeb Iraani sõjaline juhtkond ja ajastus pole juhuslik. Viimastel päevadel avalikustas Reuters, et tuhanded Ameerika sõdurid on hakanud saabuma Lähis-Idasse, sealhulgas 82. õhudessantiviisi väed ja umbes 2500 merejalaväelast. Samuti teatati, et Trumpi valitsuses arutati võimalusi jõu kasutamiseks Iraani territooriumil, sealhulgas naftaveoteede kaitsmiseks ja strateegiliste piirkondade survestamiseks. See aitab mõista, miks Hatami nii ütles. See ei tulene turvalisusest, vaid hirmust, et sõja järgmine faas võib Teheraani jaoks veelgi raskem olla. Siin tulebki mängu paralleel Iraakiga. Iraani ähvardus püüab jätta mulje täielikust julgusest. Aga see meenutab ka seda tüüpi hooplemist, mida Bagdad kasutas enne, kui ta 2003 aastal purustati. Tariq Aziz, üks Saddam Husseini režiimi tähtsamaid hääli, ütles, et sissetung ei oleks mingi piknik ning see oleks verine ja pikk sõda. Saddam ründas invasiooni esimesel päeval oma kõnes Bushi. Tegelikult aga purustas Ameerika Ühendriikide pealetung Iraagi sõjalise aparaadi vaid mõne nädalaga. Reuters tuletab meelde, et invasioon algas 20. märtsil 2003, purustas Iraagi väed ja võttis Saddamilt kiiresti võimu. 9. aprilliks oli Bagdad juba vägede kätte langenud. Mida Iraan siis praegu teeb? Ta kordab vana nurka surutud režiimide valemit. Tooni tõstmine, täieliku hävingu lubamine ja katse veenda nii vaenlasi kui ka liitlasi, et maismaa sissetung läheks liiga kalliks maksma. Seda tehakse sõjapropaganda, agressiivse retoorika ja avalike sõnumitega, et näidata valmisolekut maksimaalseks vastupanuks. Aga selline keelekasutus võib samuti paljastada nõrkust, kui sõjaväeline juhtkond peab ütlema, et keegi ei pääse eluga. Ta püüab retoorikaga kompenseerida seda, mida ta enam strateegilisel tasandil tagada ei suuda. Ja täna on strateegiline olukord halvenemas. Teherani jaoks tegi Donald Trump selle veelgi selgemaks televisioonis peetud kõnes, kus ta kinnitas, et Ameerika Ühendriigid on oma peamiste eesmärkide saavutamisele lähedal. Ta ütles, et kavatseb Iraani järgmise 2 või 3 nädala jooksul äärmiselt karmilt rünnata ja ähvardas režiimi tagasi kiviaega viia. Reuters teatas samuti, et Washingtoni hinnangul ei kujuta Iraan enam samasugust ohtu nagu selle kampaania alguses, kuigi sõda on endiselt lahtine ja ohtlik. Teisisõnu, samal ajal kui Teheran räägib võimaliku maismaajõu hävitamisest, Valge Maja räägib nii, nagu usuks, et on juba vaenlase selgroo murdnud, kus see vastasseis võib veelgi jõulisemalt plahvatada. Reuters avaldas, et võimaluste seas missioonid, mis on seotud Kargi saarega, mis on Iraani nafta ekspordi jaoks elutähtis keskus, ning tegevused laevade läbipääsu tagamiseks.
See tähendab, et Hattame ähvardus ei ole abstraktne. see on vastus konkreetsele võimalusele, et Ameerika Ühendriigid lähevad pommitamisest kaugemale ja kasutavad piiratud maismaajõude režiimi lämmatamiseks. Kus see kõige rohkem tunda annab? Miks see võrdlus Iraagiga nii palju kaalub? Kas sellepärast, et Bagdad panustas samuti hirmutamisele? Vermelja lubas samuti ägedat vastupanu ja püüdis samuti müüa ideed, et ameeriklased maksavad talumatut hinda. Aga algne tulemus oli vastupidine. Iraagi riik lagunes, Saddam kukutati ja pealinn vallutati vähem kui 3 nädalaga. Ka Reuters ise märgib, et kui invasioon oli juba kindel, küsis Saddam oma kindralitelt, kas nad suudavad sissetungijaid 2 nädalat kinni hoida. See näitab, et avaliku retoorika taga oli teadlikkus haavatavusest. Iraani puhul on tunne nüüd sarnane. Retoorika on jõuline, kuid toon reedab ärevust. Iraan kordas just seda väljakutsuvat keelt, mida Iraak kasutas enne, kui Ameerika Ühendriigid selle purustasid. Teheran üritab muuta ähvarduse heidutuseks, üritab vastasele hirmu sisendada, üritab näida valmis täielikuks kokkupõrkeks. Aga ajalugu näitab, et selline hooplemine, kui see ilmub liiga hilja ja kasvava sõjalise surve all, võib kõlada pigem nõrkuse sümptomina kui jõutõestusena. Iraak tegi kõva häält ja purustati. Nüüd räägib Iraan iga vaenuliku maismaaju hävitamisest. Just siis, kui Ameerika Ühendriigid suurendavad vägesid, tõstavad tooni ja käituvad nii, nagu näeksid juba haavatud režiimi.